Ja tere hommikust kõikidele puhta vee päeval osalejatele ja palju õnne kõigepealt kõikidele, kes kas kunagi on töötanud Ülemiste veepuhastusjaamas või töötavad täna ka, nii et ma arvan, et teeme ühe suure aplausi nendele inimestele, kes on siin Ülemistel kunagi töötanud. Aitäh teile! Kui Aleksander tegi juba sellise ülihea sissejuhatuse minevikku, siis mina räägiksin paari sõnaga tulevikust. Mitte väga kaugest tulevikust ja kuigi pealkiri on, et Watercom aastal 2023, siis me mõtleme ikkagi Watercomi ja Tallinna Vett koos aastal 2023 ja võib-olla isegi natukene pikemas perspektiivis. Aga et alustada siis paari sõnaga kõigepealt Watercomist, kui keegi ei tea veel, kuigi ma näen, et meil on väga palju häid koostööpartnereid siin, kellega me igapäevaselt koos töötame. Et Tallinna Vesi omab siis pädevust, ma saan aru, 15. sajandist. Meie oleme natuke hiljem asutatud 2010. aastal ja Tallinna Vee poolt asutatud siis ja me oleme 100% Tallinna Veele kuuluv tütarettevõte, mille mõte on tegeleda siis kõige sellega, mis põhitegevust ei puuduta. See algne idee oli siis laiendada nii-öelda vee-ettevõtlusalaseid teenuseid igale poole mujal Eestis, aga samamoodi alustada ehitustegevusega, pakkuda torustike ehitust ka teistele klientidele ja Tallinna Veele samal ajal pakkuda torustike hooldusteenust, milleni me ka veel jõuame tänase presentatsiooni käigus. Me alustasime siis 10 töötajaga 2010. aastal ja tänaseks on meid siis 75, nii et me oleme umbes 20% kogu kontsernist. Ja siin on näha siis lühidalt meie arengurada, see on üsna orgaaniline kasv, et kui esimestel aastatel oli see käive suhteliselt väike, see on aegapidi kasvanud ja see käive täna juba põhiliselt tuleb siis välistelt klientidelt, mitte enam Tallinna Veelt. Ja selleks, et tähtsa päeva puhul kõiki tänada, siis suur aitäh meie kõikidele suurematele klientidele. Need on peamiselt siis vee-ettevõtted kõikjal Eestis, peamiselt küll Põhja-Eestis ümber Tallinna, kuna geograafiliselt me siin asume. Me täna ehitame ka päris palju just Harjumaal, Lääne-Harju vallas samamoodi. Ja 2021. aasta seisuga siis vähemalt torustike ehituse osas me olime siis käibelt suuruselt 6 ettevõtte Eestis ja kasumi poolest teine ettevõtte Eestis, nii et on kuhu pürgida. Ja kui me alustasime niisuguse puhtalt nagu ehitusettevõttena, siis täna ma arvan, et me ei käsitle Watercomi enam kui tavalist toruehitusettevõtet, vaid me tahaks endast mõelda kui kaasaegsest keskkonnataristut loovast ettevõttest, mis ainult mitte ei ehita, vaid ka hooldab, puhastab, vajadusel desinfitseerib kogu seda taristut ja loob seda keskkonda nii-öelda inimeste jaoks, mida meil on vaja siin linnas paratamatult. Me paratamatult peame kõiki neid tegevusi ellu viies arvestama ka kogukonnaga, selle linnaelanikuga, selle inimesega, kes siin elab ja me peame liikuma üha väiksemate häiringute poole, et me nende igapäeva ellu nii palju sisse ei tungiks, et see hea kvaliteetne vesi, millele Aleksin viitas, tuleks nendeni nii-öelda nähtamatult. Ja selles kontekstis on tegelikult päris suured väljakutsed, sest ma jõuan kohe selleni, aga Tallinna Vee investeeringud tegelikult torustike arendamisesse, rekonstrueerimisse lähiaastatel ainult kasvavad märkimisväärselt, mis tähendab tegelikult, et rohkem kilomeetreid, rohkem häiringuid ja ma näen, et head kolleegid juba, kellega me igapäevaselt sellel turul koos töötame, on rahul selle uudisega ja ma arvan, et see ongi hea uudis. Mitte ainult ehitajatele, vaid kõikidele, kes elavad meie teeninduspiirkonnas. Ja kui me ühelt poolt hakkame rekkima neid torusid, uuendama torusid, siis teiselt poolt seesama hooldus, torustike hooldus. Ja kui te alt tulite juba, siis te saite esimese Virgin Mojito hommikul. Meil on plaanis hakata seda mojitot siis nii-öelda pakkuma läbi torustike kõikile Tallinna elanikele. Aga kuidas selleni me jõuame veel täpsemalt? Ehk siis millest me räägime on täna torustike rajamine kinnisel meetodil,
torustike jääpesu, mis esmakordselt siis Põhja-Euroopas võetakse kasutusele ja siis korra vaatame, et kes võiks meie kliendid tulevikus olla. Aga nüüd rääkides sellest torustike rekonstrueerimisest, siis kui siiamaani üsna stabiilselt aastakümneid on Tallinna Vesi igal aastal umbes 10 kilomeetrit torustikku rekonstrueerinud Tallinna linnas, tulenevalt siis teenuslepingu nõuetest, kokkulepetest ja nii edasi, siis tegelikult seesama koostöö teadlastega Tallinna Tehnikaülikoolis on meid viinud sinnani, et see ei ole ju jätkusuutlik. Kui meil on ligi 3000 kilomeetrit torustikku, reovesi, sademevesi, puhasvesi kokku Tallinnas, siis 10 kilomeetrit on naeruväärselt vähe ja TTÜ teadlased on öelnud, et minimaalne hulk torustikust peaks olema 0,8 kuni 1,6%, mida igal aastal rekitakse. Ja ütleme niimoodi, et viimastel aastatel me oleme hakanud siis seda hulka suurendama märkimisväärselt, 2021 see oli juba ligi 15 kilomeetrit, sel aastal veel rohkem ja järgmisest aastast see kasvab kuni 25 kilomeetrini ja ma võin öelda ettevaatavalt, et tegelikult kogu järgmise 12-aastase perioodi jooksul see maht suureneb. Ehk läheb üha suuremaks ja see tähendab, et igal aastal me hakkame üha rohkem ja rohkem rekonstrueerima olemasolevaid torustikke. Mis teeb selle veel eriti keeruliseks ja väljakutseid pakkuvaks, on siis see, et Tallinnas on teatud piirkonnad, mis on ehitatud väga lühikese perioodi jooksul. Suured elamumahud on ehitatud tegelikult väga kiiresti valmis, kogu see taristu on sinna ka rajatud väga lühikese perioodi jooksul. Me räägime siin eelkõige loomulikult Mustamäest, Õismäest, hiljem ka Lasnamäest, aga tegelikult see tähendab seda, et kuna ta on rajatud lühikese perioodi jooksul, siis see taristu vananeb ja amortiseerub ka lühikese perioodi jooksul. Ja see tähendab, et me peame hakkama seda taristut rekonstrueerima nüüd ja kohe ja tegema seda ülisuures mahus. Ja esimene plaan, mis meil tegelikult ongi, on see, et Mustamäe ja Õismäe kõik reoveetorustikud rekonstrueerida ära järgmise 12 aasta jooksul. See on ülisuur maht ja kui me hakkaksime tegema seda kõike lahtisel meetodil, siis see juhtub umbes seesama asi, mis on täna Pronksi tänaval juhtunud. See tähendab, et meie kõikide tallinlaste elu saab ülioluliselt mõjutatud sellest. Pronksi tänav teatavasti on lahtiselt rekonstrueeritud. Sellel on omad põhjused, kuna seal rajatakse ka sademevee kollektor, tehakse väga palju asju korraga ühes kaevikus, aga ikkagi, kui me küsime täna, et mis häirib teid liikluses kõige rohkem, siis see paratamatult on see, mis puudutab meid kõige rohkem. On ka teine variant, mida me heade kolleegidega tegelikult oleme juba 10 aastaid juurutanud Tallinnas, see on torustike rekonstrueerimine kinnisel meetodil. Need on nüüd 2 objekti sellest aastast, üks on siis seesama Pronksi tänav, mis paratamatult on lahtine, ja teine, mida te just jälgite, on seesama Järvevana tee, kus lisaks Tallinna kõige suuremale liikluskoormusele on ka raudteetaristu nii edasi ja ükski auto ei pidanud seal seisma, ei pidanud ootama. Ehk siis minu jutu mõte on see, et kui me tahame liikuda nende väiksemate häiringute poole, samal ajas suurendades nende tööde mahtu märkimisväärselt, siis meil ei ole muud võimalust, kui hakata neid Õismäe ja Mustamäe torustikke kõiki rekonstrueerima tegelikult kinnisel meetodil. Seal on eraldi põhjused veel ka selles, et need asuvad väga sügaval, need on ka pinnase mõttes väga rasketes kohtades, seal on küllastunud veega pinnas, nii et üleüldiselt see tähendab meie ehitajate jaoks väljakutset, kuidas neid töid korraldada kõike sellel turul, aga teisalt see tähendab ka meile väga suurt võimalust, see tähendab, et meil tuleb päris palju tööd. Ja loodetavasti see tähendab seda, et inimesed ei saa sellest tegevusest olema nii palju häiritud. Nii, liikudes nüüd edasi meie järgmise plaani juurde. Seesama, millele Alex viitas, torustikes oleva
joogivee kvaliteet. Kuidas seda parandada? Et me täna kasutame ka ju joogivee torustike hooldamiseks erinevaid meetodeid, me loputame neid torustikke. Paraku me kasutame selleks loputamiseks seda sama puhastatud vett, mida me siin veepuhastusjaamas igapäevaselt puhastame, mis tähendab, et see on jällegi ressursi raiskamine. Me kasutame õhk-vesi pesumeetodil torustike puhastamist, teeme igal aastal palju kilomeetreid sellel viisil puhtaks, aga see ei ole piisavalt efektiivne. Ja uurides nüüd erinevaid võimalusi, siis me oleme investeerimas sellisesse meetodisse nagu jääpesumeetod, mis sisuliselt tähendab siis sedasama, et veetorustikesse surutakse jää sisse, puhastatakse sellega torustiku pinnad ära ja pumbatakse see teiselt poolt välja. Miks just jääpesuteenus? Me oleme korduvalt käinud tutvumas selle tehnoloogia nii-öelda ainuloojatega Inglismaal ja oleme jõudnud tõdemuseni, et tegemist on kiire ja tõhusa tehnoloogiaga. Me saame võrgu sulgeda, kiiresti jää sisse pumbata. Me loome Ülemiste veepuhastusjaama täiesti uue üksuse. Meil tekib siin nii-öelda jäätootmisjaam, mida me hakkame siin koha peal tootma sellest Ülemiste veest. Seesama auto, mida te väljas nägite, täna on selle ees ainult plagu, seal taga ei ole mitte midagi, butafooria, aga tegelikult 16. detsembril pannakse konteinerid Inglismaalt teele ja sinna selle auto peale tekib mobiilne jääpuhastusjaam, mida me saame ükskõik kuhu vedada mõistlikul kaugusel ja mille abil me siis hakkamegi tegelikult neid töid teostama. Oluline on see, et see jää ei kahjusta meie torustikke. Ta võtab alati ruumi kuju. Meil on hästi palju sulgelemente torustikul. See tähendab seda, et see võimaldab efektiivselt erinevate diameetritega torustikke puhastada, kartmata, et sulgelementi midagi kinni jääb. Ta on ohutu. See jää põhimõtteliselt isegi, kui ta seal ära sulab, me pumpame selle välja ja seal ei ole ei klientidele ega torustikele mingit lisaohtu. Ja meil on hea meel tõdeda, et seda tehnoloogiat tegelikult Põhja-Euroopas keegi teine veel ei ole katsetanud ja mõnes mõttes me oleme ka selle tehnoloogia tootja ja patendi omaniku jaoks katsepolügoon. Seda tehnoloogiat kasutatakse päris palju Jaapanis, USA-s ja Inglismaal. Hästi vähesel määral ka Saksamaal. Mida nad ei ole kunagi teinud, on miinuskraadidega seda testinud. Me oleme omad ettepanekud teinud, me oleme natuke muutnud selle seadme omadusi just selle jaoks, et see toimiks siin, aga ütleme niimoodi, et nii selle tehnoloogia tootja kui meie oleme väga põnevil, et mil moel ta toimib siis nii-öelda Põhja-Euroopa keskkonnas. Selle tehnoloogia vastu on tegelikult väga suur huvi Skandinaaviast, nii et see huvi hakkab nüüd vormuma kuidagi kolmepoolseks. Tootja ühelt poolt on huvitatud meid kasutamas selle referentskliendina siin. Skandinaavia veeettevõtted on huvitatud sellest tehnoloogiast ja meie oleme huvitatud loomulikult seda tehnoloogiat siit ka neile pakkumast. See jääpuhastusjaam ja see mobiilne jaam mõlemad on võimelised tegelikult liikuma, kui nad konteineritesse pakkida. Nii et see saab kindlasti olema üks huvitav väljakutse. Meie plaan on alustada loomulikult Tallinnast ja 5 aastaga puhastada ära kõik Tallinna vee põhipiirkonnas olevad veetorustikud sellel meetodil. Ja ma üritan nüüd, et jutt liiga pikaks ei läheks, natukene näidata, kuidas see tegelikult töötab. See on, ma vabandan ette, YouTube'ist laenatud video. See ei ole ise toodetud. Nii, proovime. Ja nagu siit näha on, siis siibrit suletakse mingi lõik võrgust, siis kasutades hüdranti me pumpame selle jäämassi torustikke ja see jää on helveste kujul. Ja miks ta on helveste kujul on see, et tema servad oleks võimalikult teravad. Selle jää struktuur on eraldi loodud selle jaoks, et need helbed siis puhastaksid selle toru seina, kahjustamata seda samal ajal ja võtaksid kaasa sealt kõik settinud materjali, igasuguse biokile ja muu orgaanika, mis on võib-olla sinna tekkinud. Talvel meil seda probleemi ei ole, aga suvel teatavasti temperatuur tõuseb, siis võib torustikus olla natukene orgaanikat. Ja siis teisest hüdrandist me pumpame selle välja.
Ja meil puuduvad igasugused riskid, kui me mingil põhjusel ei saa seda teist hüdranti avada, mida iganes juhtub, siis tegelikult on hea see, et see jää sulab ära. Aga ei juhtu mitte midagi, meil ei jää mingit mehaanilist asja sinna torustikesse. Ja kui me oleme natukene sellel teemal juba peatunud, siis me näeme, et tulevikus kindlasti lisaks meie headele partneritele Skandinaavias, miks mitte, toiduainetööstused, sadamad, suured laevad, kes vajavad oma torustike puhastamist, saavad just sellel meetodil need torud puhtaks meie abiga. Ma näen, et ma olen juba 36 sekundit teie aega liiga kaua kulutanud. Ma tänan, et te mind ära kuulasite ja aitäh teile! See sünnipäeva teemaline üllatus oli saali vaikseks võttev, et emotsioonid jäid siin praegu kõrvale ja ma vaatasin kohe ka, et küsimusi tulnud ei ole. Jõuate veel kirja panna need küsimused ja saata. Kui auto on siin maja ees valmis ja konteiner tuleb kohe, siis mis hetkel esimene torustiku lõik jääd tunda saab, nii et see on Watercomi poolt organiseeritud, mitte külma poolt või ilma poolt tegid? 5. jaanuaril. On kindel plaan? Jah. Ja on teada ka, mis lõikudega alustate, kuhu vaatama tuleb? On teada küll, aga me kutsume UV Faktori kindlasti sinna vaatama seda. Ütleme niimoodi, et ma ei ütle seda täpselt lõiku, aga me alustame heade partnerite juures Maardu linnas. No jah, ikkagi kuskil teistele kõigepealt, eks, et siis... See on hea plaan. Ma arvan, et see nii täpselt. Milline, ei, see ei olnud see, et sa võid nüüd ära minna, et see lihtsalt oli hea vastus. Milline nii-öelda selle ühe seadme nagu võimekus on, et kas neid jääb toimetama üks, sest ma saan aru, et see jäämasin on ju ise koha peal, et ei võta seda jääd kaasa ja ei vii, vaid ta toodab selle seal koha peal, lükkab selle siis torustikust läbi, pumpab tõenäoliselt ise ka tagasi, et see on sama seade, eks ju. Ehk teisisõnu, ta on ühe koha peal, siis selle päeva või poolteist, kui kaua iganes selle tööd teostamise jaoks vaja on. Kas see tähendab, et ühel hetkel on nii-öelda jääkombinaatide park siin teie hoobi peal? Tegelikult ongi, et see suur statsionaarne, mis enamasti seisab siin Ülemiste jaamas, see jaam toodab kogu aeg jääd ette ja selle autoga me siis nii-öelda viime selle jääobjekti peale, pumpame selle sisse ja jääjaama ise me saame 24/7 tööle panna, see on automatiseeritud, veepuhastusjaama operaator vaatab, kui ilusti see kõik tuleb. Nii et sisulises mõttes see jääjaam ise ei ole see mis nii-öelda autoga ringi sõidab, vaid see jääjaam on veel eraldi. Mobiilne jääjaam, mis viib selle kohale, pumpab sisse, pumpab välja, mõõdab vee omadusi, nii edasi. Aga füüsiline suurjaam on siin. Ehk et kui võrdlust tuua selle Mojito baariga, siis me oleme see külmkapp, mis toodab selle jää ja kui baarmään selle üles toob, siis see mobiilne üksus on see, mis selle kokteili sisse lõpuks kallab. Nagu juba reede oleks, sellised head näited on nagu väga hea. Kas see jääpuhastusmeetod võimaldab, siin konkreetne küsimus on kloori kasutamist vähendada, aga põhimõtteliselt, kas ta nagu sellisel meetodil puhastamine läheb ilmselt kiiremaks, läheb efektiivsemaks, kas see võimaldab ka mingil kombel siis muuta selle võrku antava vee kvaliteeti, näiteks tõesti seal kas mingite ainete, mingite protsesside võrra vähendada, sest torud on jääabil palju puhtamad? No võt seda me hakkamegi nüüd testima, et loomulikult see mõte on ju tegelikult selles, et see vesi säiliks nendest torustikest paremini. Et ta ei muuda iseenesest selle vee kvaliteeti, mis jaamast välja tuleb, aga ta peaks parandama märkimisväärselt selle vee kvaliteeti, mis on torustikes sees juba. Et kindlasti see loob võimalused ka siis lisakloori hulga vähendamiseks, ja annab vee kvaliteedile selles mõttes väga palju juurde. Väga keskkonnateadlik küsimus ka. Küsija uurib, et mis on jääpuhastuse energiakulu 1 kilomeetri kohta, palju kulub luues selle jää tootmiseks energiat? Mul pole õrna aimugi praegu sellel hetkel, ma pean tunnistama.
seda ühelt sellel põhjusel, et me ei ole testinud seda veel tänastes tingimustes. Me ei tea, palju see võtab energiat näiteks külmaga. Nagu ma ütlesin, siis see masin peaks töötama meil ka kuni -10-ni. Et me mõnes mõttes alles testime seda energiakulu samamoodi nagu kogu seda tehnoloogiat siin Põhja-Euroopas, meie laiuskraadidel. No inimesed ikkagi ootavad detailseid vastuseid. Kas nii nagu baarmen ehitab oma maja jää peale ehk teenib jää pealt, saab see teenus olema teile hästi kasumlik? See ei ole ilmselt, see võib olla ka muidugi osanik või omanik. Me kindlasti ei tahaks seda teenust osutada kahjumlikult, aga ma arvan, et see kõige suurem kasu sellest on ikkagi veetarbijale just selle kvaliteedi paranemise näol. Ja ma arvan, et kui me räägime siin toiduainetööstusest ja suurtest laevadest hiljem, miks mitte ka kütteettevõtetest, kellel on vaja torustikke puhastada, põhimõtteliselt selle jääga ei pea puhastama ainult joogiveetorustikke. Sellega saab puhastada kõiki teisi torustikke ka, mida on tarvis just sellest füüsilisest settest või biokilest puhtaks teha. Nii et me tahaks seda pakkuda ka teistele. Suur aitäh! Veel üks küsimus siin oli, mis puudutaski just neid tuleviku kliente, aga ma arvan, et need on kõik tuleviku teemad, millisel kombel ja millisel moel see teenus siis levima hakkab. Reigo, suur aitäh sulle selle tutvustuse eest ja heade uudiste toomise eest!